Ja nüüd on minu kõrval taas üks tubli noor naine, Pillerin Kahro, kes on erakonnaliige aastast 2020. Ja ta on olnud ka noorteorganisatsiooni juht ja küsingi, et mis mõtetega sa täna siin kongressil oled tulnud? Täna ma tulin siia, et olla koos inimestega, kes mõtlevad sarnaselt minuga ja tahaks, et siin tegelikult oleks rohkem noori, kes nagu oleksid nõus võtma vastutuse selle eest, et meie normaalne ühiskond läheks edasi ning me ei saa enam nagu mõelda ainult selle peale, mida teevad teised, et on vaja ka ise tegutseda. Need on väga õiged sõnad, et mis nagu, ma tahaksin küsida, et sa oled väga aktiivne üldse nagu erakonna üritustest osa võtma, et miks on nagu tähtis olla oma erakonna kaaslaste ja mõttekaaslastega tihedalt koos? No minu jaoks põhiline on see, et ma ei tunne enam siis ennast üksinda, et ma tean, et ma ei ole ainuke, kes mõtleb, et Eestis on kaks sugu, meil on normaalne ühiskond, me saame elada kus iganes me tahame, see on meie õigus ja üleüldiselt mulle meeldib see. Et kas sa oled, eks ole, Pärnu nüüd ringkonna juhatuses, siis sa oled aktiivne liige Pärnu linna osakonnas, et kas jääb ka aega selle erakonna nii-öelda töö kõrvalt ka oma eraelu elada? No mul on aega rohkem kui kellegi teisel, mul laps ei ole, meest ei ole. No küll jõuab Pillerin. Et Martini kõne oli nagu selles mõttes nagu hoop kõhtu, aga väga õige oli, et tänapäeva ühiskond teeb naistele karuteene sellega, et sa pead kõike jõudma, kõike tegema, aga kuidagi tehakse seda normaalset pereelu ikkagi maha. Et ühiskonna ootused ja eeldused ei lähe praktikaga kokku. Et isegi kui ma peaks mingi hetk saama lapsed, siis tagasi tööturule naasta on keeruline. Et kui me juba sellise tõsise teema peale läksime, et kas sa näiteks ütleksid, et mis tänapäeval on nagu noore inimese üks nii-öelda suuremaid muresid? Oma kodu. Selle saamine, ma just aasta tagasi soetasin oma kodu pisaratega, tõesti oli pisarad. Ja selle saamine oli nagu tõesti oma, et saavutus lõpuks nutsin ja kogu see raha saamine, tõestamine, et sa oled selle pärinud või siis sa käid 2 koha peal tööl, sa oled riskigrupp, kui sa maksad ise endale palka, et see ei tohiks niimoodi olla, et oma kodu on see ikkagi, see on normaalne, see ei peaks olema nagu preemia, et sa oled ninaverist väljas pingutanud, et kõigil võiks olla see täna ütleks juba, et luksus. Aga nagu ikka, eks ole, mured ja rõõmud käivad käsikäes, et mis see nii-öelda jälle nagu selle päeva jälle nagu särama lööb? Ma saan teha, mis ma tahan. Ma võin minna õhtul metsa jalutama ilma, et ma peaks kartma, et keegi mulle kallale tuleb. Ma saan teha põhimõtteliselt ikkagi seda, mis ma tahan, keegi ei keela, käse, et nagu kui sa oled ise normaalne, siis ühiskond vastab sulle samamoodi. Aitäh sulle, Pillerin, ja mingu sul ikka kõik hästi. Aitäh!